Tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime FOMOst ehk sellest, miks võib tekkida tunne, et kõik teised elavad huvitavamat elu kui meie. Aga sotsiaalmeedias ei mõjuta meid ainult see, mida teised teevad. Mõnikord mõjutab meid hoopis see, mida teised meie kohta ütlevad. Võid saada kümneid positiivseid kommentaare, aga õhtul meenub ikka see üks negatiivne. Miks see siis nii on? Kujuta ette, et postitad video. Mõne aja pärast vaatad kommentaare. Enamik inimesi kirjutab midagi positiivset. Keegi ütleb, et video oli kasulik, keegi tänab, keegi kirjutab, et ootab juba järgmist video. Aga siis märkad ühte kommentaari. See on täielik jama. Ja järsku tundub, nagu kõik teised kommentaarid oleksid kadunud. Just see üks jääb pähe kummitama. Aga miks see nii on? Esimene mõte võib olla, et äkki olen lihtsalt tundlik. Tegelikult ei tähenda see seda. Meie aju on lihtsalt ehitatud nii, et negatiivsed asjad tõmbavad tähelepanu kiiremini kui positiivsed. Psühholoogias nimetatakse seda negatiivsuse kallutatuseks. See tähendab, et negatiivsed kogemused, sõnad ja sündmused jäävad meile sageli paremini meelde kui positiivsed. Aga miks meie aju niimoodi töötab? Selleks tuleb korraks mõelda sellele, milline oli inimese elu tuhandeid aastaid tagasi. Siis ei olnud kõige tähtsam olla õnnelik. Kõige tähtsam oli ellu jääda. Kui kusagil võis peituda oht, oli targem sellele tähelepanu pöörata. See muutis inimesed ettevaatlikumaks ja suurendas ellujäämise võimalust. Sellepärast on meie aju ka praegu negatiivse suhtes valvsam. Kuigi täna ei pea me enam metsloomade eest põgenema, töötab sama süsteem endiselt. Lihtsalt ohud on muutunud. Kui keegi meid kritiseerib, püüab aju kiiresti aru saada, kas selles võib olla midagi olulist. Kas ma tegin midagi valesti? Kas teised mõtlevad samamoodi? Kas ma peaksin midagi muutma? Aju ei tea veel, kas kommentaar on õiglane või mitte. Ta lihtsalt peab seda piisavalt oluliseks, et sellele tähelepanu pöörata. See ongi põhjus, miks üks negatiivne kommentaar võib kaaluda üles 10 positiivset. Mitte sellepärast, et see oleks kõige õigem, vaid sellepärast, et aju peab võimalikku ohtu tähtsamaks kui kiitust. Aga kas see tähendab, et negatiivseid kommentaare ei tasu üldse kuulata? Kindlasti mitte. Mõni kommentaar võib anda kasulikku tagasisidet. Kui mitu inimest juhivad tähelepanu samale probleemile, võib sellest tõesti midagi õppida. Aga kõik negatiivsed kommentaarid ei ole tagasiside. Vahel kirjutab inimene hetke emotsiooni pealt. Vahel tahab ta lihtsalt kedagi solvata. Ja vahel ei tea teemast kuigi palju. Seetõttu ei tasu iga kommentaari automaatselt tõena võtta. Mida selle teadmisega siis teha? Esimene soovitus oleks. Küsi endalt, kas selles märkuses on midagi kasulikku. Kui kommentaar aitab sul midagi paremini teha, tasub seda kuulata. Kui see on lihtsalt solvamine, ei ole sul kohustus sellele oma aega ega energiat kulutada. Teine soovitus. Vaata tervikpilti. Ära lase ühel kommentaaril enda arvamust kujundada. Loe läbi ka ülejäänud tagasiside. Sageli märkad siis, et enamik inimesi nägi asja hoopis teisiti. Kolmas soovitus. Pane tähele oma esimest reaktsiooni. Kui mõni kommentaar teeb kohe haiget, ei pea sa sellele samal hetkel vastama. Anna endale natukene aega. Väga sageli tundub sama kommentaar mõne tunni või järgmisel päeval palju vähem oluline. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. See, et negatiivne kommentaar jääb sulle kõige paremini meelde, ei tähenda, et see oleks kõige olulisem. See tähendab lihtsalt, et nii töötab inimese aju. Järgmises videos räägime sellest, kuidas algoritmid otsustavad, millist sisu me sotsiaalmeedias näeme. Ja miks võib kahel inimesel olla sama rakendus, aga täiesti erinev pilt sellest, milline maailm välja näeb. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.